No nii, kuhugi liigun jah rattaga, sest ilm on juba päris mõnus. Panin kaasa õnge veel, kuhugile ma lähen. Valisin seekord üks koha, kus ma võin autoga, aga mõtlesin, et täna ilm on hea ja et lähen siis ikkagi veloga. Tuul on siuke, et täpselt vist on tagant, ma loodan, aru ei saa veel täpselt. On külje pealt, aga no vahet ei ole, vähemalt soe nõues, kindel pole käes ja mingi 9 kraadi enam vähemalt, väga mõnus. Kuidagi läks nii ikkagist, et tuul on näkku otse. Siin läheb tempo nüüd väga maha, mul porikaid ei ole. Päris karm tee on ikka. Siin rattaga on juba, ei ole päris mõistis sõita, et ausalt. Et autoga siin saab sõita küll, aga mõni auk on ka siin tee peal. Selle välja. Tegelikult oli plaan minna mujale, aga kuna siin on puitu ja mul puitu on palju vaja, ma hakkasin tassima vist ei hakanud. Samas seal on nagu ilusam, mõnusam. Ma ikka tassin, et võib-olla toon juurde metsast, aga veits pärast on siit. Natuke näppan veel, et siis ühte midagi ratta ja seljakoti asjadega edasi liikuda siit sinna teise kohta. Ja siin kogu staff, mis mul kaasas on siis toitu ja nipet-näpet. Tänase söögi jaoks on vaja siis suurt auku. Ja ma teen selle augu siis selle sama olemasoleva see lõkke koht on all, siia suure augu. Siuke päris korralik auk. Puit ära mahuks siia täispikkuseks. Nüüd saagama ei peaks. Mis matchib natuke veel röönsapult juurde. Väga hea, väga hea. Siin lõkk alustuseks on siin nii hea, et seda päikse käes kuivanud kraami, et ma teen ikkagi nagu ilma valkarita siis selle lõkke ülesse. Nagu peab. Nagu profid. Omavahel öeldes võin ära mainida, et ega see tegid nii kuiv ei olegi see, kui ma arvasin. Mõnus tuul on. Hea meel, et tulin. Mõtlesin tükk aega, mis teha täna. Praegu nagu olen väga rahul, et tulin. Tasub ikka tulla. Lihtne asi. Lõke ja teed midagi süüa ja liigud ja muidugi ilm on ka, mis muga motiveerib. Vihma sajaks siis võib-olla ei oleks siin nii õnnelik ja rõõmusam. Praegu on nagu vist nauding. Hakkab vist läbi sama talv. Lõpuks. Tegin vahepeal siia üks tuulekamari ka. Tegi üle kaua vinduba siia. Kohe näitan ka, mis siin sees on. Kõigepealt paneks siis fooliumi kohe vist alla valmis ära. Ma arvan. Siis on lihakäntsakas. Maitsestaks siis soola, pipra, liha üld. Liha tüümenega, seda küll ei lähe. Ja lisaks paneks siis ka
kuubikuid. Mingid sälgud, et see kraam rohkem ligi jõuaks. See on hea mõte. Ja nüüd ma vist paneme siis kõik maitseained kokku, segan ja siis panen ühe korraga siia, sest ma ei hakka eraldi neid panema, sest muidu ühte asja liiga palju ühte kohta, mis pigem teen nii. Siia kõrvale paneks siis veel porgandeid ja 2 bataati, need ka siia fooliumi sisse ja neid ei pea vist matsetama, see läheb ise nii nagu ta läheb. Nii, ma tõstan selle eemale, pole vaja, pole nagu nii. Okei. Kuumust on. Esimene laadung. Teine siia. Esimene katse läks pekki, teeme uuesti. Umbes 2 tundi ma pakun, võiks olla seal mulla all. No, siis ole näha. No tundub, et nüüd on see piir ületatud, kus ta nagu lõpuks jääb põlema. Tuul tuli, lõkke põles, tuul ära, ainult toss, kõik. No nüüd jääb kindlasti. Mis ma siin just kiitlesin, et on ainult üks väike tükike põleb ja kõik ülejäänud on. No okei, midagi on, aga nüüd tahab tuul. No ja sellest olles midagi. Ma näen, püüan kala vahel. Jube nadilt põleb, ma vist võtan välja need 3 suurema puud siit, olen nüüd ühe korra veel peenemaks, et siis äkki põleb ära vähemalt, muidu ma ei tea mõtet. Siinsamas, kus ma olen praegu, mul oli plaan teha ka see metsasööbimine võimalikult väheste asjadega. Aga võimalik, et kui siia nagu ööseks jääda, siis ärkad selle peale üles, et mingi vend siin on lõikab puid maha selle kõrval, et suht kehva ajastus selle koha pealt, et ma muidu käisin eile ka vaatamas mingi kohti, kus nagu veel on potentsiaal nagu olla, aga küll on eramaad ja nii edasi, et suht keeruline siin Harjumaal leida mingi siuke mets, kus sa teed ööotsa lõket ja möllad. Ma püüdsin kala samal ajal, kui see lõke veel toimis siin ja tulemus oli uskumatult ootuspärane. Ja kui tahad teada, mitu kala ma sain. Jah. Nii, 2 tundi on täis ja vaatame siis. Mis see siin on siis ka.
haurab. Päris isegi ei näe midagi, niimoodi haurab. Noh, kus see on siis? Tundsin. Süsi. Okei, tuleb. Esimene pakett on siin. Ja. Teine pakk on siin, aga see isegi polnud leegis väga ja kuumas tähendab. No vaatame siis. Lõhnad olid head ja vedelikku ka voolas sealt, nii et äkki on lootust. Niimoodi, et väga mulda sisse ei läheks. Oi, kus vedelikku voolab. Nice. No nii, too hetk, mis siis on tegelikult ka valmis ja ainult tundub, et on valmis. Ja täiesti valmis. Väga hea on. Tõesti väga hea. Täpselt paras, see 2 tundi ideaalne aeg tegelikult. Täpselt paras. Väga mõnus. Okei, vaatame, mis see teine osa teeb siis. Soe on, see on juba hea märk vist. Aga tundub, et see oli natuke liiga eemal sellest kõigest kuumusest. Nii, alustame siis porgandiga näiteks. Lihtsalt soe porgand. Lihtsalt soe porgand. Need toores. Ma arvan, et see on sama toores pataat. Ja. Okei. Hea küll. Siis on ainult liha taaskord. Aga sinepiga. Ideaalne. Korra kartsin, et äkki on niisugune nagu keeduliha sellest tekib, aga ei ole. Väga teistmoodi on. Nagu ahjuliha, samas ei ole. Niisugune. Ja maitseained on ka nagu täitsa piisavalt. Midagi on nagu teravad siin, aga ma ei saa aru, mis täpselt on, aga väga hästi. Juurikatega läks nagu läks, et vahet pole mingi koju. Aga liha oli küll õige. Jälle siuke hea muri on alla. Noh, koos. Ei tea, mingi vaigu ja kõige segu. Ja jällegi väga vahetanud, sest ratas on üleni porine, isale ka haised ja igat pidi määrdunud. Nii et enam pole võt tagasi hoida. Nüüd koju läheb ikkagi, noh, ka tempoga. Enam pole vahet.